olen Gita ja käima läheb saade Selles intekas on Powerit. Täna ma tean, et peaks olema seal Merilin Melk. Lähme vaatame, kas me saame ta nagu kätte. Katusele minek, võtan oma asjad kaasa ja omaga. Merilin, tule aita Merilin. No nii. Tere! No tere! No tere! Miks nende katusel? Kuule, jah. Ma ei tea. Lambist. Ma saan aru, et on nagu hea ilm ja nii, aga okei, sul meeldivad katused, jah? Jaa, käivad katused mööda. Täpselt. Mul on siin hulk küsimusi, mis võib olla. Ära vaata. Okei. Kõik meie poolt tehtud, võib-olla kõik ei ole. Aga esimene väga tähtis küsimus on, millisest laulust pärinevad sõnad? Lappes, lappes, hei. Beatrice'i lugu Täägi mind. See tüdruk teab. Easy. Nii, siis tuleb järgmine küsimus. Kui meedias tuleks välja mingi skandaal sinu kohta, mis oleks? Mingi skandaal? Kas või mingi, mis teemal see võiks olla või draama oleks täiesti? Mul kohe tuleb meelde, et mul on üks siuke privaatkonto, kus võib-olla on mingit jama täis. Et ma loodan, et sealt midagi ei leki. Et ma olen sinna kirjutanud, et kõik, mis siin on ja kui sa oled siin, siis see jääb ka siin. Aga... Vanasti oli see Ask FM või midagi sellist. See on vist kustutatud. Kusjuures ma arvasin ka, et mina olen selle ära kustutatud. Need kustu vist ära sealt niisama. Et seal on piinlikke asju. Kuule, me teame seda, et Uudo mängib sinu ja sinu Peika suhtes olulist rolli, eks ole? Kui teil peaks tulema abielu, on ju? Nii. Mis rolli mängiks Uudo siis? Ja kas te oleksite mingi Uudo, meil ei ole siin vaja head aega või siis Uudo oleks näiteks pulmaisa? Apikene ta võiks olla reaalselt pulmaisa ja siis veel laulda ka. Jaa, kõik asjad saaks. No ei, reaalselt. Õhtujuht, tantsupartner, kui see vaakin on lihtsalt mingi ma ei viits tantsida, siis Uudo on no täpselt, kõik ühes. Miks on Andrei pusad, juuksepusad, paremad kui sinu omad? Miks sa neid kannad? Kus sa tead, et ma kannan neid? Vaatamas, me võime akna taga. See ei ole ometi Andrei oma. Ei, see vist päris. Aga, ma ei tea. Tal on nii palju neid, tal on ebareaalselt palju neid. Nagu need on nii lihtne võtta sealt kuskilt kapist. Ja, pluss tal on see oma mörk ka, et siis sa tegelikult toetad teda üluseks nagu. Ja, muidugi. Jah, see on arusaadav. Ja minu meelest on see ka, et meeste üldse riided on nagu paksemad ja mõnusamad. Ja, mis asja? Nagu, et nad on siuksed nagu soojemad ja nagu dressipüksid. Ei, nad on pehmemad, nad on siuke oversize, vaata, sa ei leia ise nagu naistel on mingi XS, mingi suur kõik, See ongi oversize, ma olen mingi, jaa. Kas sa oled mõelnud Saaremaale kolida? Kui jah, mida sa seal teeksid ja kas see võib olla näiteks kanakasvatus? Kanakasvatus? Ma olen märganud, et sul meeldib kanad. No põhimõtteliselt ma olen päris kindel, et ma jään Tallinnasse täiskohaga, siis sellepärast, et kõik töö ja kõik elu on siin, aga Saaremaal kindlasti peab olema mingisugune suvekodu, suvila või midagi taolist, aga kanakasvatus. No iseenesest see ei oleks võõras teema mulle, sest et mul vanaema juures on kõik olemas. Kumb uisutas esimesel teidil paremini, kas sina? Ma käisin võib-olla seda ka vaatama. Abi, ma ei teagi. Kodutüli või midagi? Okei, Andrei võib-olla, ma arvan. Ma ei oska põhjendada, aga võib-olla olime suht mõlemad siuksed nii... Te rohkem ei ole käinud? Ühe korra käisite? Ei, käisime veel. Kelle idee see oli üldse sinna minna? Andrei idee, come on, kutsus teidile. Nii, miks sa valad kaussi esimesena piima ja siis krõbinad? Kui reaalselt, kus sa tead kõiki neid asju minu kohta? Kui keegi on stalker, siis olen mina. Ma saan nii palju puid selle pärast. Ma ei tea, ma ütleks, et kõik tuleb kodust. Äkki kuidagi ema teeb samamoodi võib-olla.
ma arvan, et see tuleb sellest. aga sa oled vastupidi ka teinud ja oli mingi... Ma olen vastupidi ka teinud ja siis see tundub kuidagi võõras mu jaoks. Siis me teeme sellist asja, et sa tahaksid Terminaatoriga lugu teha. Milline see oleks, kui te saaks teha? Terminaatoriga? Ma arvan, et see oleks päris sarnane sellele, mida nemad teevad, sest et tahaks küll mingi aeg korra siukse sutsaka teha, et tulen popmaailmast välja ja siis teen midagi täiesti uut ja ma arvan, et see tõmbaks tähelepanu. Ja, see sobiks sulle ka? Jah, täpselt. See võiks siuke rockipihv olla täiega. Jaa, ma vajaks räägis saanud. Lokkidega. Wow. Ja kui me siit läbi kukume, siis... Ma ei tea. See lokatsioon oli tagasi. Sinu peikal. Jälle minu peika. Kui peika öelda? Nii. On üks tähtis küsimus. Nii. Millal teed? OnlyFansi. Ma saan aru, et on surnud. Tähendab, see on äriplaan. OnlyFansi. Ainult kas või varvastuspilte. Ei, hallo, ma kuulen seda küsimust iga päev. Nagu reaalselt. Ma usun, et ma ei tee seda, sest et milleks või nagu... Aga seda saab ju teha vaata erinevas vormis. Võib-olla annad raha eest laulutunde hoopis. Ma tean, kui sul on veel mingid äriideid, annan kõik asjad ära. Okei, that's an idea. Okei, sest ma tean, et kas see oli Cardi B või keegi, kes tahtis OnlyFansi teha lihtsalt sellepärast, et mingid oma draamad sinna sisse panna, siis inimesed saavad nagu... Täpselt, ja siis see ongi siuke eksklusiivne, kes maksavad neid väärtuslikku contenti nagu. Sest et kõik ju reklaamivad seda välja, et see on sisu, mida kuskil mujal ei ole. Mitte, et nagu, näed, siin on paljad pildid, vaid näed, siin on need lauluklipid, mida ma muidu kuskile ei pane. Noh, aga see on ka seksikas ju. See on jumala seksikas. Nagu seal peabki olema seksikas content. No reaalselt. Seal teenib korralikult. Kes mida hindab vaata. Mõnele väga meeldib. Wow. Siis me teame ka seda, et kui sa ei oleks laulja, siis sa oleks fotograaf. Milline oleks see esimene shoot, mille sa teeksid või mille siis nagu välja paneksid? Kus iganes ma seda öelnud olen. Aga ma ei tea, ma arvan, et mulle meeldiks teha inimestest mingeid portreesid ja siis ise mingi... OnlyFansi content. Oota, kui sa oleksid hoopis OnlyFansi fotograaf? Okei, aitab. Aitab. Business. Kellelgi abi vaja, tulge küsige. Ei. Nii et inimesi siis, jah? Ja, inimesi. Rohkem siuke peofotograaf, keda vaadatakse väga palju praegusel ajal eriti, eks ole? Või siis siuke personaalne, ma arvan, et siuke isiklikum teema võiks olla minu siuke teema. Pulmafotograafia pigem ei. Kas või mingi ürituste, mitte mingi ööklubi, aga ma ei tea, sünnipäevad, mis iganes. See oleks päris teema. Aga siis, kui kõik metsa läheb, siis vähemalt see ju. Täpselt. Sul on siin laua ees. Täpselt. Kas sinus on powerit võtta siit vastu midagi vastu? Kas sinus on powerit? Mis siis? Tavai. Merilin, kas sinus on powerit? Kuule, ma arvan küll. Ma arvan ka, et see intervjuu näitas, et sa olid väga vastutulelik, vastasid kõikidele küsimustele ja olgu, et sa kahtlesid sellest, kust nad pärinevad, see ei ole oluline, kust need tulid. Aga tõesti, hea töö, ma usun, et sinus on küll powerit ja see intekas oli powerit täis. Tavai. Cut.